Venemaa on just kaotanud seni kogu Ukraina sõja suurima ala. Ei, me ei räägi maast. Ukraina pole alustanud massiivset vasturünnakut, mis oleks Venemaa väed okupeeritud ida- ja lõunapiirkondadest välja tõrjunud. See on plaan hilisemaks. Ei, ala, mille Venemaa on kaotanud, pole tahke. See on vedel. Must meri kuulub Ukrainale, mis on oluline võit ja loob aluse kõigele muule, mida Ukraina soovib saavutada oma kaitses Venemaa vastu. Okupatsioonialad on veidi turvalisemad, kuid veelgi olulisem on see, et Venemaa Musta mere kaotus loob aluse millekski veelgi suuremaks. Ebaseaduslikult okupeeritud Krimmi langus. 5. juulil teatas ei keegi muu kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Ukrainal on nüüd täielik kontroll Musta mere üle. Ukraina merevägi koos kaitse- ja julgeolekujõudude üksustega on teinud seda, mida paljud pidasid võimatuks. Venemaa on Musta mere kaotanud, kuulutas Ukraina president, viidates Musta mere laevastiku täielikule halvamisele geniaalse Ukraina strateegia abil, mis on muutnud selle laevastiku alles jäänud laevade jaoks selle olulise veetee kasutamise liiga ohtlikuks. Ukraina saavutas selle Musta mere vabastamise ilma omaenda mereväeta. Selle asemel kasutas Ukraina droone, nii õhu- kui meredroone, koos rakettidega, et muuta meri liiga ohtlikuks igale Vene laevale, mis üritab sealt läbi sõita. Kui me ütleme, et see on suurim ala, mille Ukraina on seni sõjas võitnud ja Venemaa kaotanud, siis me ei valeta. Must meri on tohutu, ulatudes umbes 422 000 ruutkilomeetrini, kui me ei arvesta väiksemat Aasovi merd, mis on Musta merega ühendatud. Me võiksime arvestada ka Aasovi merd. Venemaal ei lähe seal sugugi paremini ja see annaks Ukrainale kokku 461 000 ruutkilomeetrit vett, mis on Venemaalt ja selle kardetud laevastikult ära võetud. Aga me teame, mida sa mõtled. Must meri ei ole maa. Sul on muidugi õigus, aga Ukraina kontroll selle veetee üle on tohutu, sest Must meri on Venemaa jaoks nii ründe- kui kaitseplaanides sama tähtis kui ükskõik milline territoorium, mida ta praegu Ukrainas hoiab. Aastakümneid ja juba ammu enne Ukraina sissetungi on Venemaa olnud Musta mere pärast konfliktidesse segatud. Chatham House ütleb, et Venemaa hoidis Mustal merel kontrollitud ebastabiilsuse poliitikat nii varjatud kui ka avalike tegevuste kaudu, mis võimaldas tal tegutseda konfliktide lahendajana Mustal merel. Selle positsioneerimise ja Krimmi ebaseadusliku annekteerimise kaudu suutis Venemaa õigustada Musta mere laevastiku ülesehitamist Mustal merel. Siis 2022 aasta veebruaris tungis Venemaa Ukrainasse ja just nii nägime, mida Venemaa tegelikult üritas saavutada oma manipuleeriva Musta mere diplomaatia kaudu. Must meri muutus sissetungi tööriistaks. Majanduslikult teadis Venemaa, et Ukraina kasutab Musta merd teravilja eksportimiseks. Euroopa viljait teenis oma põllumajandustoodete ekspordist üle 27 miljardi dollari, millest suur osa veeti Musta mere kaudu. Aastal enne seda, kui Putin alustas oma sissetungi, Venemaa püüdis sellele juba varakult lõppu teha. Kui Putin sattus surve alla, allkirjastas ta Musta mere teraviljaleppe, et lubada Ukraina laevadel läbi sõita, kuid ta loobus sellest 2023. aasta juulis. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus teatas 2023. aasta septembris, et Venemaa oli selleks ajaks Musta mere kaudu varastanud juba peaaegu 6 miljonit tonni Ukraina teravilja. Strateegia oli selge. Kasutada Musta merd, et jätta Ukraina ilma majanduslikest ressurssidest, mida tal oli vaja end Venemaa vastu kaitsta. Musta mere laevastik pidi selles plaanis mängima suurt rolli, kasutades ära asjaolu, et Ukrainal ei ole traditsioonilist mereväge ega kindlasti ka omaenda sõjalaevastikku, millega vastu hakata. Muidugi vilja peatamine polnud ainus põhjus, miks Venemaa tahtis Musta merd kontrollida. Selle merega kaasnes võimalus transportida vägesid ja varustust Krimmist Ukrainasse. Venemaa saaks kasutada oma sõjalaevu, et tulistada rakette Ukraina linnade ja sõjalise infrastruktuuri pihta. Polnud tähtis, et Musta mere laevastik oli isoleeritud või et Türgi oli Putini sissetungi järel sulgenud kõikidele riikidele sõjalaevadele Musta merre viivad väinad. Venemaal poleks vaja rohkemat, kui tal juba oli. Tema sõjalaevad ja allveelaevad allutaksid Ukraina ning tema kaubalaevad ja dessantlaevad jätkaksid varustuse maale toomist Ukraina mandriosale. Siis 2022. aasta 14. aprillil muutus kõik. Ukraina kasutas Neptuun-rakette, et tabada laeva Moskva, mis oli Musta mere laevastiku kroonijuveel. Ja äkitselt, täielikust meeleheitest oli riigil, kellel polnud mereväge, hoopis uus strateegia, millega purustada Musta mere laevastik ja saavutada täielik võit, mida Zelenskõi ütleb nüüd olevat saavutatud. Oma Telegrami Musta mere võiduavalduses kiitis Zelenskõi Ukraina mereväge koos kaitse- ja julgeolekujõududega, öeldes Venemaale, et Must meri ja Aasovi meri ei saa kindlasti olema Venemaa jaoks rahupaigaks. See on tagasihoidlikult öeldud ega anna edasi kogu lugu sellest, kui põhjalikult on Ukraina Venemaad selles olulises veetees võitnud.
Pärast rünnakut laevale Moskva kadus igasugune vaoshoitus ja Ukraina hakkas sihikule võtma kõiki Musta mere laevastiku sõjalaevu, mis sattusid tema laskeulatusse. Kasutusele võeti rohkem rakette, mõnikord Ukraina enda toodangut, mõnikord aga lääneliitlaste poolt antuid. Aja jooksul arendas Ukraina välja õhudroonid, mis olid piisavalt suured ja võimsad, et laevu uputada. See lõi meredroonid, mis suutsid Mustal merel mehitamata patrullida ja olid valmis korraldama kamikaadse rünnakuid Vene sõjalaevade vastu, mis polnud kunagi varem pidanud end selliste ohtude eest kaitsma. Järgmisel 2 aastal pärast Moskva rivist väljalöömist ründas Ukraina ikka ja jälle. 2024. aasta keskpaigaks oli Ukraina suutnud rünnata ja rivist välja lüüa 26 laeva, mis kuulusid Musta mere laevastikku, moodustades umbes 1/3 kogu laevastikust. Sellised uuendused nagu Magura VV5 meredroon, mis suutis toimetada Vene laevadele mitusada kilogrammi lõhkeainet, hakkasid domineerima. 2024. aasta kevadel tundis Ühendkuningriigi kaitseministeerium end piisavalt kindlalt, et nimetada Musta mere laevastikku sisuliselt tegevusvõimetuks, kuna Ukraina droonid ja raketid domineerisid. Laevastik oli sunnitud oma peamisest baasist Krimmi Sevastopolis taanduma, et meeleheitlikult jääda Ukraina tuleulatusest välja. Vladimir Putin püüdis tegelikkust moonutada. Ta kasutas sõjaväeparaadi ja propagandat, et varjata Venemaa ränka kaotust Mustal merel. Kõik see toimus ajal, mil Vladimir Putin meeleheitlikult üritas leida viisi, kuidas tagasi saada kontrolli, mida ta vajas, et jätkata mere kasutamist nii Ukraina ründamiseks kui ka Krimmi kaitsmiseks. Kuid see kõik oli asjatu. Ukraina on Mustal merel võidu saavutanud ja numbrid räägivad enda eest. Ukraina saab nüüd oma geniaalse Musta mere strateegia ohvriteks lugeda palju rohkem kui 26 laeva. United24 Media andmetel väidab Ukraina nüüd, et on Mustal merel tabanud 12 Venemaa peamist sõjalaeva. Neist 4 on hävitatud ja veel 8 on saanud selliseid kahjustusi, mis tõenäoliselt muudavad need kasutuskõlbmatuks. Ukraina on sihikule võtnud ka Venemaa dessantlaevad, sooritades kokku 25 rünnakut, mille tulemusel on hävitatud 15 laeva ja veel 10 saanud kahjustada. Samuti on sihikule võetud abilaevad, mis toetavad teisi laevu. Kokku on sooritatud 12 rünnakut, neist 3 laeva on hävitatud ja 9 saanud kahjustada. See on esimene kord, kui Ukraina on esitanud selged arvud oma laastava Musta mere kampaania kohta. Ning just nende rünnakute ulatus on põhjus, miks Ukraina saab väita, et on võitnud. Musta mere laevastikku ei ole hävitatud. Aga iga kord, kui Vene laev merele läheb, ootavad Ukraina droonid ja raketid. Ja kuna Venemaa ei saa oma laevastikku täiendada, sest Türdi on Mustale merele viivad väinad sulgenud, on Putin sunnitud kujuteldamatusse seisu. Riik, kellel pole mereväge, on sundinud teda Musta mere laevastikku täielikult mitte kasutama. See tähendab, et jõudude tasakaal Mustal merel on täielikult Ukraina kasuks muutunud ning sellel on tagajärjed nii Venemaa sõjaväele kui ka Putini kontrollile ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi üle. Numbrid on muidugi muljetavaldavad, kuid Ukraina Musta mere kampaania kõige olulisem aspekt on see, et see avab ukse Krimmi derussifitseerimiseks. See on Ukraina lõppeesmärk. Kui Venemaa kaotab Krimmi, on kogu sissetung läbi kukkunud. Enne kui sukeldume sügavamalt Musta mere muutuvatesse dünaamikatesse ja nende tegelikku tähendusse, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kas saate sellest videost uusi teadmisi? Väga hea. Ärge unustage kanalit tellida ja vajutada teavituste kella, et näha, mis meil järgmisena tulemas on. Oluline on märkida, et Venemaa, kuigi ta on Mustal merel lüüa saanud, on siiski Mustal merel endiselt väga tugevalt kohal. Nagu Carnegie Endowment välja toob, viib Putini arrogantsus selleni, et ta usub, et Venemaa olukord Mustal merel on ajutine tagasilöök, mitte Ukraina sõja püsiv osa. Võib-olla arvab ta, et Venemaa hakkab kuidagi imekombel hävitama Ukraina sees asuvat tootmiskeskust, mis toodab rakette ja droone, mis võimaldavad Ukraina strateegiat. Üle 4 aasta kestnud võitlus pole seda suutnud, kuid Putin on lootuses Vene võidule äärmiselt enesepettuses. Siiski on Musta mere laevastikus veel laevu, mida pole uputatud ega kahjustatud. Seega ei saa Ukraina endale lubada valvsuse kaotamist. See kõik ei tähenda, et jõudude vahekord poleks täielikult Ukraina kasuks muutunud. Ja me näeme seda selles, kuidas Venemaa praegu oma Musta mere laevastikku kohtleb. 26. juuni raportis avaldas Metso, et Musta mere laevastik ei täida enam enamikku ülesandeid, milleks seda peaks kasutama. Selle asemel täidab neid ülesandeid Venemaa mereväe lennuvägi, muutes sõjalaevad praktiliselt kasutuks. Isegi rakettide tulistamine Ukraina pihta näib olevat Venemaa laevade jaoks liiga keeruline. 5. juuli artikkel väljaandes New Voice of Ukraine toob välja, et Venemaa kasutab endiselt oma laevu Kaliber-tüüpi tiibrakettide tulistamiseks. Kuid need laevad ei lähe Mustale merele rakette tulistama. Nad püsivad oma kodusadamates, lootes meeleheitlikult, et Ukraina ei korralda nende vastu vasturünnakuid, kui nad on paigal. See on ainus võimalus, mis laevastikul on.
Mustale merele sõitmine tähendaks, et laevad saaksid tulistada lähemalt ja suurendada sihtmärkide arvu, kuid Venemaa ei saa seda riski võtta. Iga laev, mis merele läheb, muutub ise sihtmärgiks. Ukraina mereväe pressiesindaja Dmytro Pletenchuk kirjeldab Venemaa Musta mere laevastiku olukorda. Okupant ei hoia merel ühtegi üksust, ei Aasovi meres ega Mustas meres. Tegelikult on viimastel kuudel merele minekust saanud omamoodi luksus, ütleb Pletenchuk. See on luksus, mida Putin endale lubada ei saa. Eriti kui ta teab, et võib ohverdada mitme miljoni dollari väärtuses sõjalaevu, mida tabavad droonid, mille valmistamine maksab vaid mõni $1000. Vaid kuu või 2 enne neid paljastusi teatas United24 meedia veel ühest huvitavast Musta mere laevastiku otsusest, mille Putin on teinud. Väljaanne teatab, et Venemaa on sõjalaevade kaotamise pärast nii frustreeritud, et hakkas meremehi ümber suunama drooniüksustesse. See on Ukraina partisanirühmituse ATŠ väitel, kes väidab, et Vene kõrge juhtkond on otsustanud, et meremehi kasutatakse paremini droonioperaatoritena kui ametis, milleks nad on aastaid väljaõpet saanud. See ütleb sulle kõik, mida pead teadma Venemaa Musta mere olukorra kohta. Meremehed ei seila enam. Isegi need laevad, millega Venemaa oleks võinud riskida, ei pääse enam vette, sest inimesed, kes peaksid neid juhtima, on liiga hõivatud droonide tööpõhimõtte mõistmisega. See on võit Ukraina jaoks. Venemaa on nüüd nii meeleheitel, et püüdes oma kasutuid meremehi vähemalt midagi tegema panna, muudab ta neid ümber paigutades Musta mere laevastiku veelgi kasutumaks. Tõepoolest, Venemaal pole rahupaika. Kuid nii laastav, kui Musta mere kaotamine Ukrainale Putini jaoks ka poleks. Eriti arvestades, kui palju ta on investeerinud Venemaa muutmisse selle mere võtmemõjutajaks, kahvatub kaotus ise selle kõrval, mida see kaotus tuleviku jaoks tähendab. Krimm on tõsises hädas. Ja Venemaa ei saa enam loota Musta mere laevastikule kaitse pakkumisel. Aastal 2026 on Putin sunnitud tunnistama fakti, et Krimmist on saanud Venemaa jaoks tohutu koorem. See ei pidanud nii olema. Nii nagu Must meri, pidi ka Krimm olema eelis. Osa tarneahelast, mis kulges Venemaalt läbi Krimmi poolsaare Musta merre ja sealt edasi Ukraina mandrile. Krimmist sai Venemaa lasta rakette, droone ja liukpomme, mida toetas Musta mere laevastik, takistades igasugust vastulööki Ukrainalt. Muidugi teame nüüd, et see pole nii läinud. Musta mere laevastiku häving on loonud aluse Krimmi isoleerimiseks, mida oleme näinud suure osa 2026 aastast. Nüüd on palju räägitud Ukraina kampaaniast logistiliste arterite vastu, mis varustavad Krimmi ja viivad sealt välja. Täiesti õigustatult. See kampaania, mille käigus on Ukraina hävitanud sildu ning sadu Krimmi suunduvaid varustus- ja kütuseautosid, on mänginud tohutut rolli isoleerimiskampaanias, mis järk-järgult kisub Krimmi Putini haardest välja. Ukraina geniaalne logistiline surve on muutnud maantee R280, mis ühendab Krimmi Venemaa ja Lõuna-Ukrainaga, tõeliseks põrguteeks. See on täis põlevaid sõidukeid, mille Ukraina Middle Strike droonid on hävitanud. Suured alad Krimmis on jäänud elektrita, kuna samad droonid ründavad elektrijaamu ja alajaamu. Ja Krimmi õhutõrje on varemetes, sest Ukraina droonid sihivad ka neid. Aga ärge saage valesti aru. Musta mere kaotus on sama oluline kui see logistiline kampaania. Mõnes mõttes toetavad need üksteist. Juunis korraldas Ukraina laastava rünnaku mõlemal pool Kertši silda, mis ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga. See rünnak hõlmas ka lööke parvlaevade vastu, mida Venemaa on kasutanud varustuse vedamiseks läbi Musta mere ja Aasovi mere. Ja need löögid poleks olnud võimalikud, kui Musta mere laevastik poleks rivist välja viidud. Veel osa Venemaa logistilisest võrgustikust hävitati. Kuid lisaks sellele on Musta mere kaotusel nii praktiline kui ka sümboolne tähtsus. Praktilisel tasandil püüab Venemaa hoida õhutõrjet erinevatel laidudel, maasäärtel ja mõnikord isegi Mustal merel asuval naftataristul. Need õhutõrjesüsteemid vajavad hooldust ja Venemaal on vaja laevu, et insenere sinna saata. Seda ei juhtu enam nii sageli. Iga laev, mis merele läheb, on ohus. Venemaa ei saa oma laevu kasutada ka rakettide tulistamiseks, nagu me juba rääkisime, ega ka liikuvate õhutõrjeplatvormidena Krimmi kaitsmiseks. Sümboolselt on Venemaa sisuliselt kaotanud Sevastopoli sadamalinna, vähemalt selles mõttes, et see oli Musta mere laevastiku traditsiooniline peakorter. See kaotus on hoop igale väitele, mida Putin esitab, et Venemaa kontrollib täielikult Krimmi. See pole võimalik. Sadamalinn, mis peaks olema Venemaa Ukraina plaanide jaoks ülioruline, ei saa enam isegi oma algsel eesmärgil kasutada. Musta mere laevastiku kaotus ei puuduta ainult Musta merd. Krimm on nüüd uskumatult haavatav, kuna Vene sõjalaevad enam ei seila. Ukraina on seda fakti oskuslikult ära kasutanud ja töötab nüüd selle nimel, et muuta elu Krimmi poolsaarel okupeerijate jaoks talumatuks. Ükskõik millise eluviisiga need okupeerijad kunagi harjunud olid, see laguneb kiiresti.
kütusepuudus ja korduvad elektrikatkestused vaevavad Krimmis elavaid inimesi ning sellele ei paista lõppu tulevat. The Moscow Times rääkis ühe okupeerijaga, kelle nimi oli Mihhail, kes ütles: siin pole bensiini. Lapsed kuulevad pidevalt plahvatusi ning elektrit ja vett normeeritakse. Ma ei tea, millal see lõpeb. Ma ei taha ka rongidele lootma jääda. Need kas tühistatakse või pannakse ümber. Parem on omada bensiinivaru. Siin, erinevalt Sevastoopolist, ei saa bensiini osta, isegi mitte teoorias. Krimmis ei tööta enam miski ja see kõik on Ukraina plaani järgi. Krimmis on teateid toidupuudusest. Põhitoiduained nagu teravili, jahu ja suhkur muutuvad toidupoodide riiulitel üha raskemini leitavaks. Krimmi turismihooaeg on saanud tugeva löögi ja see pole üllatav. Päike, meri, liiv, aga pole bensiini. Nii kirjeldab seda Raadiovaba Euroopa Raadiovabadus, sest Krimm kaotab suure osa oma turismitulust, kuna inimesed ei taha reisida poolsaarele, mis on muutunud aktiivseks sõjatsooniks, kuigi ükski Ukraina sõdur pole sinna maabunud. Neil pole olnudki vaja seda teha. Kahju teevad droonid. Kõik see algas Musta mere laevastiku kokkuvarisemisega, mis avas Ukraina jaoks ukse keskenduda rünnakutele Krimmis koos logistilise blokaadikampaaniaga, mis nüüd lõikab Krimmi ära Venemaast ja okupeeritud Ukrainast. Ja kui see kõik pole veel piisav, et veenda sind Ukraina strateegia toimimises, mille eesmärk on muuta Krimm elamiskõlbmatuks, siis ei pea sa meid kuulama. Selle asemel vaata, mida Venemaa teeb. 3. juuli raportis avaldas Euromaidan Press, et Artesh väidab: Venemaa ametnikud Krimmi linnades Kertšis ja Feodoosias on saanud käsu pakkida kokku kõik ametlikud dokumendid ja varustus, et need saaks poolsaarelt evakueerida. See polnud juhus, kus ametnikel oleks olnud paar nädalat töö tegemiseks. Neile anti tähtajaks 3. juuli, mis tähendab dokumendid ja varustus on juba ära viidud, eeldades, et kõik läks Venemaa plaani järgi. Venemaa on hirmul. Must meri on kaotatud. Krimm on järgmine, kuna Ukraina rünnakud jätkuvad. Poolsaar, mis pidi võimaldama Putinil luua alalise baasi, et Musta mere üle mõjuvõimu teostada, on nüüd muutunud sihtmärgiks pärast seda, kui just see laevastik, mis pidi seda mõjuvõimu teostama, on läbi kukkunud. Mitte midagi sellest ei juhtuks, kui Venemaa hoiaks Musta merd enda kontrolli all, aga ta ei hoia. Zelenskil on õigus. Venemaa on kaotanud võib-olla kõige olulisema piirkonna kogu senises Ukraina sõjas ja peagi langeb nagu doomino veelgi tähtsam territoorium. Muide, Krimmist ei evakueerita ainult dokumente varustust. Okupatoorid üritavad massiliselt lahkuda, kuna järjekorrad Kertši sillal ulatuvad üle 10 kilomeetri. Me selgitame, mida see tähendab ja miks see oluline on oma videos. Nii et vaata kindlasti, kui soovid rohkem teada saada, mida Venemaa kaotus Mustal merel tegelikult tähendab. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida ja teavitused sisse lülitada, et näha rohkem meie analüüse Putini suure Krimmi visiooni kokkuvarisemisest. Aitäh vaatamast!